tere, Kivineeme kohvik. Sina on legendaarne koop, ma saan aru. Ja see on meie 8 aastat üks klientide lemmik. Paljud tulevad selle sama pärast siia tagasi. Mis selle koogi nimi siis on? Kivineeme kook on temal, ise mõtlesime välja. Ta on natuke Pavlova moodi. Ta on nagu Brita koogi moodi rohkem niimoodi, aga see on nüüd üks osa sellest koogist. See on poolik. Teda tuleb veel täiendada igatepidi, aga seda me teeme õhtul alles. Ja kuna te siin nii mere ääres olete, siis teil kindlasti on erinevaid kalaroogasid. Jaa, Tiiu, räägi, mis meil on? Teil on see sama kala, mis kala see on? See lest. Suitsulest. Suitsulest on, siis on seda soolavimba ja lõhet, kilu, nagu ikka. Siiga. Issand, kui erinevaid on? Jah. See on kõik suitsetatud? Ei, need on soolatud. Ja siis on kalasupp ka? Lõhesupp on ikka ka nagu alati. Ja istumine on siin igal pool hoovis? Igal pool vaatame, kus tuul puhub. Ma ei tea üldse. Äkki peame sealt kaldast alla, nüüd pesud ka ei tea. Aga teil on siin tõesti asendamatu vaade. No jah, aga see teed. Ome lubab täpselt sama tormi. No võib-olla õhtupoole läheb natuke vaiksemaks. Võib-olla õhtupoole, aga päevaks lubab rannikul ikka tormi. Ja lapsed saavad siin mängida, kiikuda. Lapsed saavad mängida. Siis teevad neid õhupalle, maalinguid teeb mul see lapselaps. Nii et midagi on lastele ka. Ja mis kellast kellani? 12-7 oleme meie, jah. Liiguvad toidud õhtuks otsa ka saama? No tavaliselt on, aga no loodame, et ikka jätkub. Neid õhupalle. Teeme veel õhupallikesi, tahame teha. Et peredele ja lastele suunatud koopid. Ilusa merevaatega ja laste tegevusega. Täpselt nii. Ja erinevad kalatoidud. See on küll väga isuäratav. Aga kohtumiseni siis homme Kivineeme kohvikus. Jaa. Head aega!